Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tere! Samm-sammult oleme heaolutööl jõudnud 10. episoodini ning mul on väga hea meel oma vastas tervitada Sandra Raju, naine, kes on teinud väga palju erinevaid asju, justkui nagu Šveitsi nuga erinevate oskustega. Tere, Sandra! Vau, tere! Sellist kirjeldust pole ma veel saanud nagu Šveitsi nuga. Aga tegelikult ma arvan, et ma ei valeta, sellepärast et sind teatakse kui isikubrändina, coachina, treenerina, coachina siis nii-öelda karjääri coachina ütleme niimoodi. Ja tegelikult äkki sa räägid ise, et kes on Sandra Raju arvates? Kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema, et Šveitsi nuga, kas tähendab seda, et ma olen terav? Seal on väga palju võimalusi. Sa võid olla, kes sa tahad, ütleme niimoodi. Ma võiks väga lapesse minna sellega praegu. Aga praegusel hetkel ma tõesti olen palju asju teinud ja mingi hetk oli mul hästi keeruline see, kui keegi küsis, et kes sa oled, millega sa tegeled, kirjelda ennast, siis see tundus nagu selline, nii, kui kaua sul aega on, võtame nüüd tund aega. Aga praegusel hetkel ma tegutsen siis sellises ettevõttes nagu Tripod värbamiskonsultandina. Ehk siis, kui on mõni ettevõte, näiteks Stebi, kes vajab, ma ei tea, mingit inimest endale, müügijuhti või ma ei tea, turundusinimesi või keda iganes te pöördute meie poole, siis mina hea meelega otsin selle õige inimese teile. Nii et tegelikult inimestest või inimsuhtlusest sa ei ole üldse kaugele läinud, võib-olla isegi veel lähemale kui varem. Absoluutselt, et ütleme selline intervjueerimine ja projektide juhtimine on minu igapäevane töö praegusel hetkel. Väga vinge. Aga tegelikult ühe huvitava asja, mis sa tegid iseendaga, eksperiment aasta otsa Instagramist eemal, see on ju vastupidine käik. Et kas sa tunned, et sinu isikubränd Sandra Raju on endiselt alles pärast aastat ka inimesed mäletavad, kes sa oled? No Sandra Raju on ikka Sandra Raju, et selles mõttes, et need, kes teavad, eks nad teavad, et see oli siuke huvitav eksperiment, kusjuures ma tahan ühe asja öelda. Ma tegin alustasin eelmise aasta, 2000, mis meil 2024, 2022 lõpus, siis on ju 2023 jaanuarist ma enam enda isiklikus Instagramis ei olnud, aga tegelikult ma ikkagi tegutsesin Asi on minus Instagrami alt, et ma lõin sinna sisu ja ma ikkagi seda platvormi kasutasin, mis nüüd tagasi mõeldes võib-olla oli väga mõistlik samm, sellepärast et ma nüüd tagant järele võin nagu öelda, et wow, mul oli ka sõltuvus sellest platvormist ja sotsiaalmeediast ja sellest nutiseadmest üleüldiselt, et võib-olla selline nagu samm-sammuline lahkumine sealt, et muidugi öeldakse väga tihti alkoholi ja tubaka ja muude sõltuvuste puhul, et ei, see on siuke hard cut, kõik ühest päevast sa enam ei tee, aga ma ei tea, mulle kuidagi vist sobis see, et ma sain harjuda sellega, et see pole enam minu elus ja mängis enam nii suurt rolli. Ja nüüd on, mis seis sellega? Nüüd on nii, et või kuidas sa tunned pärast aastat ennast? Jube hästi tunnen, üldse ei tahaks ma ei viitsi enam, ma unustangi ära, et mul üldse see asi on, et ma vahepeal võiksin seal Instagramis käia. Ma nüüd viimaste päevade jooksul olen täheldanud, et ma olen nüüd käinud, aga ma vaatan seal Saarmate videosid. Ja see on nagu bestest asi. Instagram teab, mida sa tahad. Ja ma olen õpetanud selle algoritmi. Ma väga teadlikult scrollisin ja laikisin mingi siin paar päeva tagasi Saarmate videosid ja pilte, lihtsalt selleks, et nad mulle rohkem feed'i tuleks. Ja ma tegin asja enda jaoks selles mõttes ka lihtsamaks, et kui ma siis, ma ei vaata 2. või 3. jaanuaril selle platvormi siis nagu Instagram lahti tegin endale, siis ma panin kõigile unfollow, absoluutselt kõigele. Ja mõtlesin, et kui ma alustan, siis ma alustan täiesti nullist. Ja Saarmatest. Ja, kes ei tahaks Saarmastest alustada, no? Aga kui Saarmat tood hea meelt, ma eeldan, sellepärast sa vaatad neid. Ja äkki ongi tore siit edasi minna emotsioonide juurde. Emotsioonid, sina oled hästi emotsionaalne. Üldjoontes me teame sind väga rõõmsad, ma arvan, et keegi ei tea, milline sa kurjana oleksid, kas sa üldse suuteline kuri olema. Oskan. Aga sa oled kindlasti, ma arvan, pigem rõõmuga hästi selline eeskuju teistele.
ma ei hakka seda küsima, et miks sa rõõmus oled, ma arvan, et neid põhjuseid on tuhandeid, kui mitte rohkem. Aga kas sinul on kogu aeg ikkagi elulill või kuidas sa suudad seda võib-olla ümber mängida niimoodi oma elus, et teised seda nii palju ei näe ja positiivne kaalub üle negatiivse? Kas on üldse olemas inimest, kellel on kogu aeg elulill või? Ei usu. Ja ma ka ei usu, et kui ma nägin neid küsimusi, mis sa panid, siis ma nagu lugesin selle ühe küsimuse algust, et kõik inimesed teavad sind nagu rõõmsamani, oh my god, siit tuleb jälle see, kuidas sa positiivsust hoiad. Kas sa oled kogu aeg selline, mõtlesin, et appi, et I can't deal with this. Ja siis sa nii armsasti kirjutasid sinna pärast, et ma ei hakka seda küsima, sest et see on nagu, ma ei mäleta, mis sa sinna kirjutasid. Et ühesõnaga vastuse küsimusele ei. Ja ma pean tunnistama, et ma olin väga lähedal, et see podcasti kutse üles öelda. Et mul on päris nagu keeruline aeg olnud, viimane aasta on hästi palju väljakutseid. Nii eraelus kui ka nagu karjääri valdkonnas, et ma olen pidanud tegema väga raskeid otsuseid, milleks mul ei ole olnud oskust ja võib-olla kompetentsi varasemalt, sest et ma olen olnud oma elus, just nagu sa ütlesid, selline alati hästi rõõmsameelne ja positiivne ja rääkides emotsioonidest, siis ma suvel käisin tegemas sellist asja nagu holistiline nelik, kui keegi teab, siis teate. Kui ei tea, siis ma võin kiirelt lihtsalt põrgatada, mis see on. Ma arvan, et võib ikka. See on selline teraapia vorm, kus sul on 4 sessiooni terapeudiga. Mina tegin niimoodi, et ma tegin esmaspäev, teisipäev, back to back ja siis järgmisel nädal uuesti esmaspäev, teisipäev. Ja üks sessioon siis kestab 3 tundi. Ja see koosneb siis 1,5 tundi vestlusest ja 1,5 tundi rännakust. Ja see rännak murust kõlab inimestele väga tihti siuke nagu, see on mingi voodoo värk, et nagu, ma ei tea, no et siuke nagu võib-olla esoteeriline. Tegelikult see ei ole, see on lihtsalt väga keskendunud ja süvenenud oleks, sa oled pikali, ma ei tea, teki all, et sul oleks hea mõnus soe olla, sul on silmad kinni ja sa lihtsalt keskendud sellele, mida sa praegusel hetkel mõtled. Sest ka näiteks, kui me siin praegu oleme, vaatan aknast välja, mingid autod sõidavad, mina oma ATH ajuga lihtsalt ikka nagu silm läheb sinna, et mul on hästi raske ka eraelus muidu keskenduda, et see oli selline igasuguste häirijateta viis siis iseendasse vaadata. Ja seal ma ka kuidagi jõudsime siis selle terapeudiga Katariina Martens, väga soovitan, väga lahe naine. Jõudsime selleni, et mul on üldse hästi keeruline oma emotsioone tunnetada. Et kuna ma olen oma tervema elu olnud siuke rõõmus ja inimesed on eeldanud, et ma olen rõõmus, pluss kui sa oled noor ja tähelepanu all, siis ega ongi hästi raske ise võib-olla mingisugust otsuseid vastu võtta, et sa võtad hästi enda identiteediks seda, millele sa saad tegelikult head tagasisidet. Ja treenerina, sa oled ju see, kelle pärast nagu minnakse trenni, sest sa oled lõbus, sa oled tore. Nobody cares, kas sul oli kehv päev või mitte. Sa ei lähe sinna inimeste ette ja ei ütle, et kuulge, sorry, I'm a bit down täna. Et sa lähed sinna ette, kui sul on kehv päev, sa tõmbad selle naeratuse näole ja sa teed selle ära. Ja mingi hetk nagu see muutus minu jaoks nagu nii tavaliseks, et ma ei osanudki neid negatiivseid emotsioone enam tunda. Ja lihtsalt, miks see ma lihtsalt räägin nagu mingi hiireaugust ja siis pääsukestest ja siis Euroopa Liidust ja siis ma tulen tagasi selle hiireaugu juurde. Et see on lihtsalt hästi põnev teema minu jaoks, sest et alles nagu selle viimase aasta jooksul ma olen päriselt õppinud aktsepteerima, et on ka negatiivsed emotsioonid ja püüdnud nendega nagu hakkama saada, et need ei ole halvad, need lihtsalt on teistmoodi kui see, mis ma olen varasemalt kogenud. Ja ma pean ütlema, et kui sa oled 36, siis 35-36 ütleme niimoodi, sa peaksid olema välja kujunenud isiksus, sa oled, ma ei tea, eeskuju paljudele, siis sul on, mul oli vähemalt kogu aeg siuke tunne, et aga mina ju ei saa, nagu mina ei pea teadma. See ei ole võimalik, et minus on asju, mida ma ei tea. Et ühesõnaga, see on siuke väga huvitav protsess olnud. Nagu sitaks raske, pardon my French. Sobib siia küll. Sobib või? Sobib, okay, sorry, võime. Piibitage ära pärast, kui vaja, aga nagu see oli päris emotsioon, mis praegu tuli. Ja tegelikult siis äkki võibki öelda, et sa seadsid endale nagu lati nii kõrgele,
või sa harjusid ära selle kõrge latiga, et sa ei suutnud sealt enam alla tulla. ja, või isegi vaadata, mis seal allpool on, kuigi sa tahtsid arvatavasti, sest kui sul oli kehva päev, neid on ju kõigil, et sa ei osanud olla võib-olla kehvas päevas sees. no ma olen olnud väga oskuslik probleemide vaiba alla pühkija, alati. Mul neid vaibu on väga palju olnud, üks sai täis, aga siin on veel üks ja siia mahub neid probleeme veel ja mingi hetk need mingid muud probleemid hüppasid alt ära, on ju. Et sellist nagu süvitsi minemist, analüüsimist mul ikkagi nagu 30ndate alguses väga ei olnud, et see on tulnud nüüd viimastel aastatel. Ja see on ikka päris raske, et nagu endast aru saada, et oota, aga mis on nüüd see osa, mis on mina ja mis on see osa, mis ma olen justkui nagu õppinud ära, et ma peaksin olema. Mul oli üks point veel, aga ma ei mäleta, mis see oli. Tuleme selle küsimuse juurde tagasi, kui aega on, nagu öeldakse. Aga võtame selle kiirelt kokku, et tegelikult kurb on okei olla. Aga see tuleb nagu läbi mõtestada endal nagu miks, kuidas. Jaa, tead, mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Kui sa ütlesid vaata selle lati seadmisega, siis ma oma psühholoogiga olen sellest päris palju rääkinud ja tema just ütles mulle ka, kuidagi nagu peegeldas mulle, et minu fookus on alati olnud nagu saavutusel, et nagu sportlasena lihtsalt see on see mentaliteet, mis sul on finišjoon ja sa pead sealt üle saama, sul on mingi trenn ja sa pead selle ära lõpetama. Nagu kordagi mõtlemata tegelikult selle perioodi jooksul, et okei, mul on täna, ma ei tea, kui ma triatloni tegin, mul on täna 4-tunnine rattatrenn, aga kas ma olen tegelikult väsinud, äkki ma ei peaks seda tegema, et siuke konstantne nagu enda päris tunnete alla surumine lihtsalt mingisuguse hetkel viib selleni, et sa lähed katki, sest et nagu kaua sa jaksad neid. Purk saab täis. No purk saab täis jah, et kaua sa jaksad neid emotsioone endale alla nagu suruda, et ja see on ka see, et mida kaugemale selle lased, seda raskem on nende teemadega üks hetk tegeleda. Aga kui sa tunned argipäevaselt, on negatiivsed mõtted või üleüldiselt kuidagi siuke off day, nagu öeldakse, siis millega sina seda paika loksutad või rutiini või sa ütledki, et kui mulle ei meeldi see idee, mida ma praegu tegema hakkan või asi, et siis ma lihtsalt ei tee. Või kas sul on nagu enda elust mõni näide, mida sina kasutad, et mitte nüüd päeva paremaks teha, aga vähemalt sellega toime tulla? No sellist spordimetafoori võib-olla kasutades, et kui sul on eesmärk, võtame selle kas või selle sama triatloni, siis ma tean, et kui ma trenni ei tee, siis mul on seal raja peal väga raske. Küll aga ma saan ju valida, et kas ma ei tee tervet trenni või ma teen pool trenni või ma teen mingi osa sellest või ma natuke muudan. Et ma nagu olen püüdnud sellest enese meeletust sundimisest mitte jõuda sinna täiesti teise spektrumisse, et nagu absoluutselt ennast mitte sundida, vaid et pigem lihtsalt teha natukene. Et ka praegusel hetkel, et kui mul on päris intensiivsed päevad, sest 9-5 on ikkagi minu jaoks on midagi uut, et see pole päris nagu freelanceri elu, kuigi ma vahetasin 24/7 9-5 vastu, mis on ka väga tore, eks ole. Siis lihtsalt püüdnudki aru saada, et kui ma olen väsinud, et võttagi väike puhkus ja oleme ka tiimisiseselt nii, et kuule, et tead, palun lükkame selle koosoleku või kohtumise homsesse, et ma lihtsalt aju ei tööta, mis kasu mul sellest on. Ma lähen sinna, ma olen seal koosolek, ma ei suuda kaasa mõelda, ma ei suuda pooled asjad lähevad meelest ära, ma olen täiesti ebaproduktiivne. Et ma olen täiesti selle poolt, et puhkus on tugevatele ja kui sa oled väsinud, siis seda tuleb teha. Peab õppima, kuna sein ees on tegelikult vist. Et siis kui... Aga seda on hästi keeruline nagu tunnetada ja see on ka töö, et aru saada, et kus minu sein on, sellepärast, et minu sein ei pruugi olla seal, kus on minu kolleegi sein. Et see konstantne võrdlemine võib ka tekitada nagu meeletut stressi. Mina olen seda läbi oma elu väga palju teinud, ennast kogu aeg teistega võrrelnud ja püüdnud olla nagu, ma ei tea, samal heal tasemel või veel paremal tasemel kui teised. Lihtsalt selleks, et jõuda siia praegusesse päeva täna ja öelda endale, et aga võib-olla ma ei ole, võib-olla ma ei suudagi ja see on täiesti okei.
sest et iga inimese võimekus on nagu veidike erinev, et ja ma ei tee sellega kuidagi ennast maha, ma tean, et ma olen väga võimekus, aga lihtsalt igal võimel on piirid. Spordimetaforidega, et sa võid võtta praegusel hetkel selles jutus, et sa võid võtta Sandra Raju spordist ära, aga sa ei võta sporti Sandra Rajust ära. Jaa, aga kusjuures sellega ma teen ka ikkagi tööd, sest et eelmine aasta, kui oli liikumisaasta, siis ma väga teadlikult tegin endale mitte spordiaasta. Ma tahtsin lihtsalt liikuda ja ma ütlesin, ma ei lähe mitte ühelegi võistlusele. Mõtlen, ma vist ikkagi, ma ei käinudki. Et ma ei lähe ühelegi võistlusele, ma ei tee mitte midagi sellist, mis tekitaks minust sellist nagu adrenaliini ja soovi ma ei sinna hullult pingutada ja sinna finišijooneni kuidagi jõuda. Ja see oli tegelikult päris hea, aga ma nägin ka selle nagu sellist nagu downside'i. Et ma olen ikkagi sellist tüüpi inimene, et kui mul ei ole eesmärki, siis mul on hästi raske, näiteks kui ma räägin spordist, siis mul on hästi raske trenni minna. Et mind nagu niisama nautimise pärast sa jooksma ei lähe. See ei motiveeri see, et lähen teen enda tervise jaoks. Ma tean, see, mida ma alati on rääkinud, et te ei või tee nagu kellegi teise jooksed, et ise enda jaoks ta trenni. No vana. Et nüüd mu enda vitsad peksid mind sel aastal ja ma tegelikult tunnen ka, et see on mõjutanud ka mu vaimset tervist. Et mu sellist, kui me räägime, ärme sellesse teemast praegu lähe, ma hullult soovitan teil kutsuda kellegi endale saatesse, kes räägiks dopamiinist ja sellest, mismoodi dopamiin meie ajusid tegelikult ja meie käitumist tegelikult mõjutab, see on täiesti fenomenaalne. Kes on sellest teemast huvitatud, siis kuulake, ma ei tea, Huberman läbi, Andrew Hubermanil on väga põhjalik podcast sellest. Et ma sain aru, et see, et ma trenni ei tee, on tekitanud ka minu ajukeemias mingisuguseid muudatusi, millega ma lihtsalt ei olnud harjunud. Pluss mul kadus ka Instagram ära, see kogu aeg konstantne nagu hit, mida sa saad sellest, et sa ootad, et sa lähed seda postitust avama. Et ma tegelikult ma olen saanud aru sellest, et ma olin treeninud aastatega oma selle dopamiini baaslevel lihtsalt nagu nii madalaks, et sealt nagu siis oli nagu lihtsalt nagu need varud olid, ma ei saa öelda varud, et see ei ole korrektne, aga lihtsalt sealt välja tulla on olnud nagu väga keeruline. Ja ma tunnengi, et ma olen kurvem inimene praegu, aga ma ei ole nagu, ma lihtsalt olen selline, nagu ma olen. Võib-olla ei ole nagu nii ülevoolavalt emotsionaalne enam, aga ma ikkagi meeldin endale. Siit saaks hea pealkirja, et Sandra Raju eelmine aasta vabandas sõltuvustest. Jah, do it! Clickbait. Mitte ainult ühest, mitmest. Pane see sulgudesse. Sa oled ka maininud just ühes intervjuus, et sinuski on olnud see tahan ära või tunnet ja ma arvan, et tänapäeval on päris paljudel see vahepeal, et kõik on ju tegelikult hästi, kõik on juba normaalne, aga kuskile tahaks ära. Mingi siuke ärevus on sees. Kuskil on parem. Kuidas sina rahu leidsid või seal intervjuus sa ütlesid, et sa mõte oli minna õppima ja kui sa oled alati tahtnud kõrgemale ja kaugemale, nüüd sa oled ikka siin. Kuidas sa selle nagu ärevuse ära kaotsid või see on lihtsalt tundub, et sa kaotsid ära? Kus ma midagi nii ilusat ütlesin? Väga huvitav. Mul on väga halb mälu, ma ei mäleta ausalt öelda. Ühes teises podcastis. Ahaa, kas see oli ammu? Ei olnud. Ei olnud või? Eelmine aastal. Okei, see on väga huvitav. Kusjuures ma tahan sulle veel lisaks öelda, et ma pole üldse tahtnud käia viimasel ajal podcastides ise rääkimas, sest et siin rollis olla on tegelikult palju keerulisem kui selles teises, et küsija roll on ülimugav, rääkija roll on ülikeeruline, sest ma ikka mõtlen, ja aina rohkem, et kui ma midagi nagu välja annan, mingit infot, siis ma tahaks, et sellest oleks midagi kasu ja siia tulles ka mõtlesin, et mitte nagu enam see, et ära ütle midagi rumalat, sest vanasti oli see, et ära ütle midagi rumalat, nüüd mul on täitsa savi, kas ma ütlen midagi rumalat või mitte, aga sest et inimeste tõlgendus on väga erinev, aga lihtsalt, et loo mingit lisaväärtust, et ära lihtsalt räägi oma aega täis, nii et ma loodan, et siit tuleb mingit lisaväärtust. Mis see küsimus oli? Kui sa oled tahtnud ära kuskile, siis sa oled seda natuke võib-olla ära kaotanud endas, et sa oled ikka ju siin ja sul ei ole enam võib-olla see tunnet. Võib-olla ma eksin, võib-olla mul ei vale mulje üldse. Ma olen tegelikult üsna rahul siin, kus ma praegu olen tõesti, et ma olen hästi siuke otsija olnud terve oma elu. Mulle meeldib vaheldus, mulle meeldivad uued kogemused.
mulle meeldib spontaansus ja see mingi hetk väsitas ära, nii et ma tegelikult tunnen ennast väga hästi näiteks karjäärialaselt. Et ma olen olnud hästi pikka aega ettevõtja, tegelenud siis sellise organisatsiooni või ettevõtlusega nagu Asi on minus, Killu Koldsarandel käinud siin rääkimas. Et see oli väga lahe aeg, enne seda ka väga palju freelance inud ja ma nagu tunnen siirast rõõmu sellest stabiilsusest, mida pakub 9-5 töö. Et vahest ma kuulen ja loen mingit artikleid, kus räägitakse, et ettevõtlus, the way to go, mingi kõik ettevõtjateks nagu savise 9-5 töö. Aga inimesed on nii erinevad. Ma nagu siiralt naudin praegu seda, mis ma teen. Et mul tuleb iga kuu 5. kuupäeval on palgapäev, tuleb raha, ma ei pea ise mõtlema selle peale, et mul on 3 kuud on palka, saan endale maksta, mis siis edasi saab, et see stress nagu mingil hetkel elus lihtsalt ei ole enam seda väärt. Küll aga ma ütlen, et ettevõtjate elu on üliäge olnud ja ma nagu soovitaks kindlasti paljudel inimestel seda proovida, sest see õpetab hästi palju enda kohta. Aga ma tunnen küll praegu, et praegu ei taha kuhugi joosta. Tahaks pigem nagu keskenduda sellele, mis ma teen ja nagu olla väga hea selles. Sest mu elus on olnud liiga palju seda nagu, kuidas seda ilusti panna? Ma ei tea, kas ta saab üldse ilusti panna, ma ütlen nii nagu see on nagu bullshit'i vist. Et ma olen läinud nii paljust asju tegema nii, et mul pole õrna aimugi, kuidas see käib. Ma lihtsalt lähen ja proovin ja katsetan teadmata, millist stressi see tegelikult minus on tekitanud ja kogu aeg püüdes teha sellist nägu, et tegelikult ma tean, millest ma räägin, aga ma peas mõeldes, I have no idea, I have no clue, ma ei tea, ma ei tea, miks nad mind kutsusid sellest asjast rääkima või miks mina seda siin praegu teen, aga see on ka olnud vajalik protsess, ma arvan, et jõuda vaikselt selleni, et sa oled rahul, et sa ei taha enam rohkem otsida, vaid et see lihtsalt nagu inglise keeles on see ilus sõna, you settle down. Sa käisid piisavalt palju mugavustsoonist väljas? Ma arvan küll, jah. Jah. Ma ei tea sa said oma kogemused kätte ja... Jah. Ma isegi tea, mis see nagu minu jaoks on nagu mugavustsoon. Ega kui ma läksin värbamist tegema, ega ma ju ka ei olnud mitte kunagi värba ei olnud. Aga siis meie ettevõtte juht Maria Veltman, kes on nagu üli hea inimeste tundja, kellega ma kunagi õppisin coachingut koos, kes lihtsalt nagu nägi minus seda potentsiaali ja lihtsalt julgustas ja ütles, et tule, proovime. Et see on nagu lahe. Jah. Aga minnes edasi siit, et sinust siis inimesteni sinu ümber, et sa juba mõnda nime oled maininud, kes su elus on hästi palju läbi käinud ja tegelikult sa oled teinud, ütleme nii, et 100 podcasti episoode. On vist juba kas ma võin ühe asja öelda? Võid. Ma tahan sellest igaks juhuks öelda või nagu, ma üldiselt aru, ma ei saa öelda, et ma olen norjas, ma olen tegelikult täielik tähenorja. Kas tead, et sellist sõna nagu episood tähendab mingisugust näiteks haigusepisood. Tegelikult eesti keeles peaks ütlema osa. Ja see hullud häirib mind, kui nii paljud räägid. Ma ootan aega, millal ma Katri Telleri ja Kristjan Liivamägile kirjutan, et kuulge sõbrad, et see ei ole. Ja ma õppisin seda siis, kui ma õppisin Tartu Ülikoolis ajakirjandust. Siis öeldi, et tegelikult episoodid ei ole, et need on osad. Episood on täiesti nagu tuleb inglise-keelsest sõnast. Sorry, ma lihtsalt sõitsin sulle praegu sisse. Ei ole hullu, sest sa avasid aastate tagusel aega, kus mina ka olen õppinud seal samas, kus sina oled. Ja mulle on seda räägitud, nii et alustame uuesti. Ei, aga ma tahan, et ära seda välja võtta. Ei, absoluutselt, jaa, väga hea. Mitu 100 osa teinud Sandra Raju. Sa oled kohtunud hästi paljude inimestega, hästi paljude tuntud ja edukate inimestega. Vahet ei ole, kas nad on, mis mulje nüüd sulle tegelikult jätnud on, aga kas selline, kui sinu vastas istub siin üks väga meeldiv inimene, kui palju see annab sulle energiat või kui palju annab see energiat, et see inimene on nõus sinuga üldse rääkima või suhtlema või et muidu inimesed tunduvad nii kauged, täpselt need edukad ja kuulsad, aga tegelikult nad on ju siin samas, et kui palju see sinu maailmapilti muutnud on? Oi, väga palju ja nagu kahes mõttes. Ühes mõttes see, et ma olen aru saanud, et kui palju mul on teiste pealt õppida, et näiteks
sa küll ei küsinud mu käest seda, aga ma kohe ütlen sulle, et et minu lemmik osa Be First podcastis 100% on Urmo Aavaga, kus ma ootasin rallipässi ja tuli nii sügav, hingeline, analüüsiv inimene, et ma lihtsalt istusin ja ahmisin seda infot, mis seal tuli, et see oli nii vinge, et meil on mingid eelarvamused inimestest ja Urmo oli see, kes esiteks õpetas mulle, et nagu this is bullshit, nagu noh, mis asja, et vaata, mis mul sulle rääkida on, üldse mitte sellise suhtumisega, lihtsalt olles tema ise. Ehk siis need 2 suunda oli siis, üks oli see, et mis on avanud mu mõttemaailma selles mõttes, et vau, mul on neid nii palju õppida, aga teisalt on ka olnud neid inimesi, kes tulevad, keda ma võib-olla olen vaadanud nagu mingid kauged, imelised olendid, kelle pealt oleks nii palju õppida ja siis sa kuulad neid ja mõtled, aga siit ei ole enam Tühjus. midagi. Mitte nagu otseselt tühjus, aga ma saan aru, mida sa mõtled ja on ka seda ette tulnud. Aga see on sinu isiklik pettumus, sest sa oled maalinud pildi, noh, selles suhtes, et seal taga arvatavasti sinu jaoks ei ole midagi. Jah, täpselt. Et see inimene, need on kõik inimesed, kellega ma rääkinud olen, igast inimesed on midagi olnud õppida, aga võib-olla mu ootused mõningate inimeste suhtes ja ma ei räägi ainult nagu Be First podcastist, vaid et üleüldse on olnud nagu suuremad kui see tegelik, mis on toonud mind tegelikult selleni, et näiteks Triipodis ma olen mõelnud, et ma räägid hästi paljude inimestega, intervjueerid ju noh, ma arvan 100 inimesi juba praeguseks hetkeks, kui palju on neid, kes on täiesti tundmatud, aga nii sisukad inimesed. Ja siis ma olengi mõelnud, et ma tahaks ikka teha kunagi sellist podcasti, kus mul täiesti nagu võõrad inimesed, keegi ei tea, mitte ükski suur nimi ja inimesed kuulaksid seda, sest et päris elu. Ja mitte ma ei ütle, et need kuulsatel inimestel ei ole päris elu, seal kindlasti on ka, aga lihtsalt vahest me nagu glorifitseerime sellist nagu kuulsust ja seda, et kuna nad on kuulsad, siis järelikult seal peab olema hästi palju, mille pealt õppida. Ei pea. Iga päev on ka lahe. Absoluutselt, jaa. Ja arvatavasti ka palju rohkem tihtipeale ka emotsiooni pakku. Et noh, märgata neid väikseid asju tavainimestes. Ja tavainimestes ja sa võid ma arvan, et võib nii öelda, et me kõik saame aru sellest, mis me siin mõtleme ja ongi, et nagu näha, siis sa hoiad avatud meelt, siis noh, suhtled 100 inimestega tegelikult kuu jooksul ütleme. Et see avatud meele hoidmine, et kas see on sinu jaoks raske, et noh, oletame, et seda kuulab praegu inimene, kes peabki päevast päeva suhtlema hästi paljude, kas noh, oma või uute inimestega. Suhtlemine ka väsitab ju ja noh, kogu aeg kohal olek, ehk siis sa kuulad inimest ja võib-olla sul on vaja endalgi midagi jagada, et kuidas sina seda nagu energiat inimestega võib-olla suheldes hoiad, et sa jaksaks niimoodi kogu aeg olla. Mitte nüüd, noh jällegi me ei räägi rõõmust ega kurbusest, vaid just sellest, et sa astud ruumi ja sa tahaks inimestega avatult suhelda. Kas me räägime nüüd intervjuust nagu üks ühele? Räägime üks ühele ja näiteks intervjuu, et noh, kui sul on päeva 8 intervjuu. Esiteks, ma juba tean, et ma ei võta endale 8 intervjuud päevas. Õige vale näide tõesti. Ei, see on väga õige näide. Aga teeme teine ja pikk. Sest et, aga tead, ma ütlen sulle kohe ära, et mul on olnud päevi, kus mul on olnud 8 intervjuud. Mul on olnud ka Be First podcasti salvestusi, kus meil on 3 salvestust järjest, ehk siis 6 tundi järjest põhimõtteliselt tõmbame või 8 isegi. Ma olen teinud Solaride'iga sellise üliägeda, paar aastat tagasi tegime üks ägeda laivi, kus me Tim Vainoga tegime 12 tundi järjest laivi. Ja see lihtsalt lõpus me ei saanud enam, vaatasime teinud selle otsa lihtsalt mõtte jooks kokku. Ehk siis nagu, mis ma sellega tahan öelda, on see, et see väga palju sõltub enda oskusest planeerida. Et kas sa suudad fokusseerida ja inimest kuulata sõltub sellest, kuidas sa oled oma energiat planeerinud. Ja ma praegu tõesti püüan seda teha, et ma üle 5 intervjuu päevas ei taha endale enam võtta, sest ma näen, et see kvaliteet kukub. Ja ega muud nagu ei olegi midagi, et kui sa tunned, et kui ma tunnen, et ma olen intervjuule minnes juba väsinud, siis ma juba olen teinud vea. Et võib-olla siis ennast veidike liigutada enne, saada värsket õhku ja lihtsalt tegelikult ise nagu
enda peas mõeldes, et nii, ma nüüd fokusseerin sellele, ma nüüd keskendun sellele. Et ma arvan, et need on need nipid, mida, kui sealt sa küsisid. Ja ei, nipid on, nipitriki kõik. Et kuidas keskenduda inimesi. Ja, et kuidas jääda kogu aeg avatuks, et ma tahan selle inimesega rääkida. Et ilmselgelt puhkamine, nagu sa ütlesid, on tõesti tugevatele ja tuleb õigel hetkel ilmselgelt puhata. Aga jah, ja siis nagu su jutust väljagi tuleb, siis kui sul ongi palju vaja suhelda, siis tulebki pause sisse teha. Ja see tegelikult on väga, see on nagu kõigi teema, sest et me ju igapäevaelus kõik suhtleme inimestega ja räägime oma vahel, et ma arvan, et see ei peaks, need tehnikad või need võtted ei peaks kehtima ainult töö kontekstis, aga ka võtta kas või oma vanematega rääkima, oma lastega rääkimine, oma paarilisega rääkimine. Et seal sa pead ka olema kogu aeg ju mõttega juures, et minu arust on nagu täiesti okeigi võtta vahepeal mingi paus, kui on mingi, ma ei tea, emotsionaalne vestlus näiteks või on selline, asi minuste tüdrukutega ei ütle nagu keeruline vestlus, vaid et õrn vestlus. Et siis on täiesti okei, kui sa tunned, et tead, et ma ei suuda enam keskenduda, et mul on vaja väikest pausi. Meil oma elukaaslasega on niimoodi tehtud, et Sander ütles mulle, et kui ma ei suuda keskenduda, siis ma tõstaks sõrme üles. Ja see töötab tegelikult päris hästi, sest et muidu sa lihtsalt valetad endale ja teisele ja teine inimesed nagu räägib, arvates, et sa kuulad. Tegelikult sa oled juba ammu kuskil kosmoses. Ja seda peaks kõik uuesti tegema muidu. Jah, täpselt. Ja see on nagu veidike valetamine ju teine teisele, et lihtsalt minu arust see on täiesti okei öelda, et ma ei tea, keset vestlused, kuule, et ma ei tea, mul on kõht tühi praegu, mul on hullult vaja süüa, sest ma mõtlen sellele, et see on tavaliselt väga suur probleem. Lahendus. Jordan Peterson on ka oma mingi erinevates kõnedes seda kohta või öelnud, et kui sa lähed rasket vestlust pidama või õrne vestlust pidama, siis väga oluline on see, et sa kontrolliks kõigepealt iseennast, et sa oled kõht on täis, sa oled joonud, sa oled vetsus käinud, et nad on nagu väiksed asjad, aga tegelikult päeva lõpuks nagu makes a big difference. No võt, saime 5., 6., 7. nipi ka. Täiesti ootamatult. Ja võib-olla 8 on ka see, et täpselt see, et ärakäik on ka nagu normaalne, et sa võtadki oma aja korraks. Ma eeldan, et samamoodi sa Instagramist võtsid ka oma aja, ütleme, et üksi olla on ka okei mingi hetk. Ja seda peab tegema, et mina olen selline, kui mul on näiteks elukaaslasega sellised õrnemad vestlused, et ma lähen hästi kergesti, võtan nagu sellise kaitsepositsiooni ja siis mul on nagu kombeks vestlusest lihtsalt lahkuda. Ja see on üli ebaviisakas tegelikult, kui sa ei anna oma paarilisele teada või inimesele teada, kellega sa vestled teada, et mul on seda vaja. Ja me olemegi nagu leppinud kokku, et kui mul on vaja ära minna, siis ma lihtsalt lähen kas või tuulutan ennast 5 minutit väljas, sest et see teeb minust parema vestluspartneri. Et oluliselt on jagada seda, et miks sa seda teed siis oma vestluspartneriga, et muidu teine inimene mõtleb, et issand, kui ebaviisakas, aga tegelikult sul ei olnud teist variantigi, sa lihtsalt pidid seda tegema, sest vastasel juhul sa nagu, ma ei tea, plahvatad või midagi hullemat. Aga kui Sandra ümber on natuke kogukond, täpselt nagu asi on minus on ka tegelikult mingil määral kogukond, kes mõtlevad samamoodi. Ja ilmselgelt Instagramis ja mujal on jälged, kes mõtlevad samamoodi. Ehk siis tegelikult sa oled eeskuju. Mingites asjades sa kindlasti ei oled meelde jäänud positiivses võtmes, ehk siis eeskuju minu silmis. Aga kas sa tunned ka seda koormat või kas see sinu jaoks on koorem või see hoopis innustab sind ka nagu jällegi seda latti kõrgena hoidma, ükskõik mis see latt ka ei ole? Ma tean, et see eksisteerib, varasemalt ma olen seda rohkem tunnetanud ja ma olen ka aru saanud, et see on kindlasti aidanud mind edasi mingisugustes olukordades, valdkondades, mingisuguste ambitsioonide puhul, aga võib-olla ma pole päriselt endale nagu võib-olla päriselt tõdenud, et kui palju see ka negatiivselt on mind mõjutanud, et tegelikult see on ka üks põhjus, miks Instagramist oli väga hea olla ära ja miks mulle tegelikult praegu ka meeldib mitte olla kuskil avalikkuse ees, et see vastutus nagu eeskuju vastutus on palju väiksem. Ja ma tean, et miks me ise paneme endale selle peale, aga eks seda tunnet tuleb ka veidike väljaspoolt, et ma mingi hetk tundsin, et ma olen nii väsinud sellest, et ma ei jaksa enam, ma lihtsalt tahan olla. Lihtsalt
jah. no kas inimesed nagu, kuidas see väljendus, et kas inimesed poest tulid ka isegi ligi, oletame, rääkima või küsima midagi või kui. Ja mul just mis oli, faasis sa olid nagu? Ei ikka tuldi, näiteks jõusaalis oli lahe ja ma ei ütle, see ei ole kuidagi negatiiv, see oli just lahe, et näiteks tihti inimesed tulid, näitasid, tegid mingit trenni seal on ju, siis keegi tuli, kõndis mööda näiteks telefoni, et näe, ma kuulan praegu seda podcast'i on ju. Et see on nagu tore, see on siuke empowering, aga on ka olnud seda, et see, et sa tegid seda raamatu aastat, see oli hästi inspireeriv mulle ja et ma hakkasin ka palju lugema ja siis, kui sa ära kadusid Instagramist, et siis kadus mul ka nagu see ära, siis küll korraks tõmbas nii, et appi, mis ma tegin? Ma selle ühe inimese lugemisharjused keerasin tuksi ja siis hakkasin mõtlema mingi see ei ole sinu vastutus. Teiste mured kukkusid sinu mureks ka kogemata. Et jah, see peab olema ka lihtsalt inimesena, pead olema ise piisavalt tugev, et mitte võtta vastutust asjade eest, mis ei ole sinu probleem, mis ei ole tegelikult sinu tehtud, et mis ei ole sinu asi, räägime asjadest nii nagu ta on, et. Me ise saame kõige rohkem enda kõike kontrollida. Jah. Ja nii ongi. Kõigepealt ise korda ja siis teistel appi. Jah, täpselt. Ja siin ongi, et nüüd sa oled, nagu sa enne juba rääkisid, 9-5 töö, on ka äge ja miks üks suur jututeema meil võikski olla see 9-5 töö, et kas see ongi nagu reaalselt cool, heaolu tegelikult saab ka olla 9-5 tööl, kõik me tahaks olla jubedad ettevõtjad ja me arvame väga ettevõtlikult ja õnn on tegelikult sealpool, mitte siinpool. Aga kust tuli sinul see klikk, et nüüd on nagu vaja, nüüd sa natuke oled rääkinud ka juba sellest, et kõike sai võib-olla natuke liiga palju ja nüüd ongi hea sinnapoole minna, aga äkki sul on veel mõni põhjus? No mul olid hästi praktilised põhjused, üks oli see majanduslik stabiilsus, mida ma tundsin, et mul on vaja selles hetkes. Juba nagu praktilises mõttes, et kui sa tahad pangalt laenu võtta, siis ettevõtjana ise endale palka makstes on see väga palju keerulisem Eestis ja seal oli ka muid põhjuseid, võib-olla sellised isiklikumaid põhjuseid, millest ma nagu võib-olla täna nii väga rääkida ei taha. Aga kuna neid väikseid asju tuli palju, siis mul oligi üks hetk see olukord, kus ma pidin valima 2 väga hea asja vahel ja see oligi väga-väga raske. Et ma ikkagi juba ka Triipodis olles tegelikult ikkagi päris mitu kuud mõtlesin, et ma tegin vale otsuse, et nagu täitsa lõpp, ma tegin vale otsuse. Aga praegu tagasi mõttes see oli lihtsalt otsus, see oli lihtsalt vajalik. Ja seal on nii palju hüvesid. Tead, mis on üks kõige ägedama hüve või? Räägi. Mul on iga kvartal 100 eurot Stebi raha. Nagu, what? See on nii lahe. Mul jõulude lõpus oli niimoodi, vaatasin, sinu Stebi raha hakkab aeguma, nii oota. Sinu tervis aegub. Jah, ma oot, ma ei ole seda ära kasutanud. Tõesti, et nagu lihtsalt mingid siuksed väiksed asjad päeva lõpuks panevad nagu silma särama, nii et seal on hüved. Või et ma lähen kontorisse, kus on nii lahedad inimesed, ma reaalselt ütlen, ma ei olnud väga pikka aega töötanud üheski nagu sellises tiimis. Mul ei ole mitte ühtegi töökaaslast, keda ma nagu vaataks kontoris, mõtleks, et oh my god, selge eest läheks tagasi minna, ma ei taha temaga rääkida. Sest kõik on nii lahedad inimesed, et väga erinevad, aga lihtsalt nii tore on seal olla, et inimeste sees, et muidu üksi freelancerina toimetades oma diivani pealt, et see tundsin sellest puudust. Ja ettevõtetel on hästi palju tegelikult kogemusi ja üks missioon, kus on lihtne elada, täpselt see keskkond, et okei, sa oled ka hommikul kontorisse, see on täpselt sama küsimus, et sul on, sa tead, miks need inimesed kõik siin on, nad isegi toetavad sind iga kell ja vastupidi, saad nad neile ka midagi juurde, et freelancer kindlasti on üksinda väga keeruline seda mõtestada, et sa oledki füüsiliselt üksi tegelikult tihti ja peadki 100 asja korraga tegema. Kontoris tehakse arvatavasti sinu eest ära need asjad, kui on vaja. Ja ma pean seda ka ütlema veel, et issand, see tundub, veits kõlab nagu mingi Triipodi promo või nagu värbamise promo, aga ma ei ole nii ammu nii palju õppinud või nagu erinevate majandusharude kohta, erinevate ettevõtete kohta, kui seda tööd tehes ja see on nii põnev, et näiteks mul on üks
ala üks projekt, kus ma otsisin, kas tead sellist ettevõtet nagu GlassSense? Jah. Väga põnev, ühesõnaga ma otsisin GlassSense'ile sinna tehasesse inimest, nii põnev, ma polnud neist varem mitte midagi kuulnud, nad teevad nii suuri ägedaid projekte, mega suur ettevõte nagu vau ja siis ma ei tea, otsin Enefitile ärikliendi segmendi müügijuhti, eks ole, ka täiesti teine valdkond. Sa pead ennast kurssi viima. Täpselt ja ma pean ennast kurssi viima ja see on nii huvitav, et noh, meil on töö väga hästi korraldatud ka, et ma ei pea kõike tegema üksi, ma ei pea neid otsingut teha, meil on nagu väga hea tiim, kõigil on oma nagu spetsialiteedid, et siuke nagu tõesti väga põnev töö. Kusjuures otsime praegu uut värbajat endale. Kui keegi kuuleb ja mõtleb, et tahaks tulla meiega koos töötama, võta minuga ühendust. Ja minu käest saab kontakti. Aga kuidas on elu siis, sa oled ju mitut asja rääkinud, kuidas lihtsamaks ta on läinud. Et kas on veel midagi lisada praegu siia, et võrreldes freelance eluga 9-5, 5 nii, noh ma ei tea, on uni paremaks läinud, unetunnid paremaks läinud, ükskõik mingid sellised väikesed benefitid elus äkki? Ma korra mõtlen, mulle tundub, et ma olen päris paljud asjad ära öelnud. No, mis mul on läinud paremaks on see, et kui kell saab ikkagi 5, on seda juhtunud mõningate projektidega, et olen ka tehtud 6-7-ni, aga pigem vähem, siis kell saab 5 ja siis arvuti läheb kinni ja ma ei mõtle nende asjade peale, mis on tegemata. See on ka muidugi, miks ma niimoodi saan teha, on see, et kuna ma olen freelancerina pidanud õppima aja planeerimist ja see, ma tunnen, et ma olen selles üsna hea, siis ma suudan lihtsalt oma aega planeerida niimoodi, et mul ei jääks palju asju üle. Ja ma ei pea kogu aeg oma tagakuklas tiksutama, et see on tegemata ja pluss ma olen õppinud ütlema ei, et kui mu näiteks juht tuli ka esimestel kuudel, et Sandra, mul on sul uus projekt, siis ma ütlesin, et tead, Maria, lihtsalt ei jaksa praegu, et praegu see on too much. Ja ma arvan, et inimestel võiks veel nagu enam olla sellist julgustki seista enda eest ja öelda, et või näiteks juhile, et okei, sa soovid, et ma võtaksin selle ülesande juurde. Ma teen seda hea meelega, aga palun teeme koosoleku, istume maha, vaatame üle kõik need tööülesanded, mis mul praegusel hetkel on. Planeerime, et kuidas ma saaksin selle uue asja siia endale tööülesandetesse võtta ja mis on need teemad, mis siis lähevad minu laua pealt ära. Sest et mulle tundub, et me ei julge öelda ei, sest et ma ei tea, erinevas hirmus, kas arvatakse, et ma ei saa hakkama või vahetatakse mind kellegi teise vastu välja, et see julgus minna ja öelda, et tead, suurima hea meelega võtan, aga palun vaatame üle, et mis mu töölaud siis praegusel hetkel on. No kui Sandra ei öelnud ei, kui ta oli freelancer, ütleme nii, kas sa tead ka mitu projekti sul korraga käsil võis olla mingil hetkel? No tipphetkel ütleme niimoodi. Piisavalt, et ärgata kell 6 hommikul ja minna magama ja lõpetada töö kell 10. No muidugi siin, ärge saage must valesti aru, muidugi ma ei töötanud kogu aeg, eks seal oli ka pause, kus ma käisin ära, tegin mingisugust muid asju, aga tööd oli palju ja pigem nagu, võib-olla asi ondki selles mahus, asi oli pigem selles konstantses vajaduses lülitada oma aju ühelt tegevuselt teisele, ühelt fookuselt teisele ja vaat see on tegelikult see, mis hullult väsitab. Et kui me räägime multitaskimisest ja rööprähklemisest, mida on glorifitseeritud siin, ma ei tea, aastakümneid, siis see on kõige jaburam asi tegelikult, mida me saame endale teha. Multitaskimine ei ole tegelikult võimalik. See on nagu huvitav. Kas ma võin selle ära jaurata või? Ja. Sest asi on minusega, me tegime sellest ka kunagi ühe loengu, et multitaskimine ei ole reaalselt võimalik, inimese ajul ei ole oskust keskenduda või lahendada 2 probleemi samaaegselt, ehk siis sa ei saa lahendada 2 matemaatilist tehet oma ajus samaaegselt, kui sa ei kuulu 2,4% hulka maailma inimestest, kes tehniliselt võiksid suuta seda teha. Ja mitte ei tee, vaid võiksid. Jah, võiksid. Et tegelikult mida me teeme on see, et kui me multitaskime, et me nagu lülitame oma mõtte ja aju töö ühelt ülesandelt teisele ja see kulutab meeletult energiat. Et kui ma ei eksi nüüd, ma võin siin numbrites eksida, et ainult aju töö peale iga
päevaselt, siis 24 tunni jooksul kulub meil 400–500 kalorit ainult selle peale, et aju hoida töös. Ja kui sa nagu seda energiat tühja kulutad selle peale, et sa paned oma aju veel rohkem nagu tööle, hüpleme ühe teemalt teisele, siis see on lihtsalt see mõttetu energiakulu, mida sa teed ja me olemegi päeva lõpuks väsinud. Ehk siis fookus paika, tegelege fookusega, asjadega, Pomodoro tehnika töötab ülihästi, kasutage seda. 25 mintsa on ju? Või kuidas see oli? Jah, esialgne Pomodoro vist on 25, aga mina olen teinud 45 minuti kaupa ja siis 5 minutit pausi, mida ma pean ausalt tunnistama, mida on väga keeruline teha minu praegusel töökohal ja praegu ma olen tagasi läinud veits rohkem selle multitaskimise juurde, et aju switch'ib, ma pean hullult kontrollima ennast. Täna ka nagu meil tuli sisse mingi, kohe vajutasin sinna, siis oli kõva häälega mingi karjud endale stopp. Lähed tagasi selle asja juurde, et lihtsalt treenid ennast ja oma aju mitte hüppama ühelt teemalt teisele. Kõik, kes tulevad, ütlevad mulle, see ei ole võimalik, ma olen seda terve elu teinud, mulle tegelikult meeldib see. No okei, aga olete proovinud äkki fokuseerimist, ma usun, et see võiks teile veelgi rohkem see on efektiivsem, lihtsalt ja. On. Mina nõustun 100% sellega. Aga kui keegi peaks tahtma täiega freelance'ida, oma asja teha, siis nüüd sul on hästi palju kogemust. Millest võiks alustada? Või milline see mindset võiks üldse olla, et Issand, ma ei julge siin soovitada. Aga ei peagi. Ma reaalselt mõtlen praegu. Ma olen, üks toxic trait on see, et ma tunnen, et mul peab igaks asjaks olema vastus olemas. Ja siis vahest, kui ma olen ka mõeld selle peale, et mis on need mingid podcastid, kus ma olen 5 aastat tagasi käinud või 4 aastat tagasi, ma ei julgeks neid tagantjärele kuulata, sest ma arvan, et seal oli küll siukseid soovitusi, mida ma praegu mõtlen, et never ever ei julgeks anda, aga ma arvan, et taustatöö tegemine on väga oluline, et lihtsalt rääkige inimestega, kes on seda teinud, erinevate inimestega, nendega, kes on hästi õnnestunud, nendega, kes ei ole õnnestunud, lihtsalt nagu korjake infot, mis võiks aidata siis. Pange plaan enne paika, kui tegema hakata. Tegelikult. Tead, seda ma ka ei julge öelda, sellepärast, et mina olen olnud väga tihti väga paljude projektidega nii, et ma lihtsalt hakkan minema ja siis vaatan, kuhu me jõuame ja siia on ka väga hästi läinud. Et ma arvan, et tuleb lihtsalt leida see stiil, mis on sulle ja sellele ideele sobilik. Ja ka oma nagu koostööpartneritele, sest et väga isekas ei tasu ka olla, et muidu. Üksi on keeruline tööd taha teinud. Selles suhtes, et sul on vaja kedagi, kes võtab su projekti vastu ka või vastu, kelle projekti sina teed, et sa pead seda hästi tegema ja tõesti, ideid ja valdkondi on tegelikult nii palju, et me ühest nõu ei saa sinna anda. Aga enne kui me lõpupoole jõuame, ei saa mööda nagu trennist ja vaimsest tervisest, et kuidas sina ennast praegu vormis hoiad. Just nagu peast ja kehast. Kehast ma pean tunnistama, et mu eelmine aasta, nagu ma enne ütlesin ka, oli spordivaba aasta ja liikumisaasta ei läinud võib-olla nii hästi, kui ma oleks tahtnud, ehk ma olen ülikehvas vormis praegu. Pole vist kunagi see on ainult sinu enda arvamus. Ei, ma ei räägi füüsilisest välimusest, ma räägin lihtsalt sellest, et kui ma lähen 3. korrusele jooksen treppidest üles, siis ma nagu lõõtsutan on ju, et see aga on indikaator. See on nagu tegelikult, see on positiivne indikaator. Ja ma teen seda ma teen tõesti kogu aeg, sõbrannad ei salli mind väga selle pärast, nad juba teavad, see on jälle see trepitüüp. Aga mis on väga äge, on see, et me näiteks töökaaslastega käime iga esmaspäev pärast tööd padelit mängimas. Väga lahe asi, mida teha, meil on seal Ülemiste linnakus on padelikeskus, põhimõtteliselt 5 minutit, lähme kõnnime sinna, teeme oma padelimängu ja üliäge. Et see, kui sul on mingisugune asi ikkagi kirjas, see aitab väga minu puhul ja kuna mul on ka eelmisel aastal natuke tervis andis nagu tunda, siis ma ei saa väga nagu jooksmas käia enam. Et ma olen püüdnud lihtsalt kodus teha. Ma olen jätkuvalt andunud fänn NTC ehk siis Nike Training Clubi äpile. Eilegi kasutasin seda. Sama. On, no võt, väga hea asi.
et nad kogu aeg update ivad ka seal neid trenne, et ja siiamaani teeme mingeid asju, mida ma 5 aastat tagasi tegin, hullult meeldivad. Et siuke nagu kiire suts, et ma olen selle mõtte endal peast nagu välja juurinud, et trenn peab olema pikk, väsitav ja raske. Ei pea. Trenn võib olla 15 minutit, lühike, mõnus, lõbus. Lihtsalt, et sa liiguksid, veits saada pulssi üles. Et ärge mõelge üle. Inimesed mõtlevad kogu üle, et nagu ma ei tea, ma ei julge jõusaali minna, et nii, ma ei tea, ma pole vormis. ei ole, iga vorm on jõusaali vorm, et minge julgelt. Ja ma tean, et mul lihtne öelda, ära mõtle üle, olles inimene, kes on jõusaalides põhimõtteliselt nagu üles kasvanud ja trennisaalides, et ma tean, kui raske see võib olla inimestele, kes pole seda teinud. Aga jah, just do it. Aga vaimne tervis ka. Ja noh, kas sul on nagu päevas, ütleme nii, oma aeg, kus sa, ma ei tea, loed, täidad oma, kas või hommikul planeerid oma päeva, kas see on nagu sinu vaimse tervise saladus nii-öelda? Mul on hommikud sellised ajad, kus ma teen hingamist. Ma tellisin endale ühe sellise vidina, mille nimi on Sensate, mis on siuke must munakujuline, lapiku munakujuline nagu seadeldis, mis vibreerib ja mille sa paned endale siia nagu rinnaku peale, uitnärvi lähedale ja selle saab siis ühendada äpiga, nii et äpist sa kuuled mingit heli ja siis baseerudes sellele helile see asi nagu vibreerib, et see stimuleerib uitnärvi ja see siis peaks nagu maha rahustama. See on päris nagu põnev vidin, et mulle meeldivad siuksed hullud vidinad. Ja kui keegi hakkab seda kunagi tellima, siis kirjutage mulle enne, ma annan teile sooduskoodi. Mul on kood. Et ma kasutan seda ja ma püüan teha pause, mis on tegelikult päris keerulised, ma pean tunnistama 9-5 töö juures, aga ma ikkagi püüan seda teha ja millest ma olen aru saanud on see, et ikkagi füüsiline tervis mõjutab vaimset tervist väga palju. Et need käivad käsikäes, siin ei ole mitte midagi teha. It's science. 10 inimest on käinud, 10 inimest on seda arvatavasti siin podcastis ka tõdenud ja kõik on selles suhtes erinevate valdkondade inimesed, erinevad eksperdid või sportlased, aga kõik on samal arvamusel tegelikult. Aga teeme ühe kiire lõpumängu ka, nagu sa oled harjunud podcasti mänge ja kõike küsimusi küsima. Nüüd teen mina. No. Lihtsamad küsimused sinu kohta. Vaata, mis välja koorub. Esimene küsimus on üliraske, aga proovi kokku võtta. Mis on sinu jaoks ajalu? See, et ma olen õnnelik. Nii ongi. Muusikaline palav ja artist, mida soovitaksid teistelegi? Oh my god, see on kõige raskem praegu. Taylor Swift. Kuidas ma selle peale mõtlesin? Ei suutnud mõelda. Taylor Swift on nagu baddest chick in the whole wide world. Sobib. Üks reisi sihtkoha soovitus. Sa ei pea olema käinud seal. Aga ma ei saa soovitada. Ma ei tea, äkki tundub äge lihtsalt. Okei, Hawaii tuli mulle esimesena pähe. See on kõige kaugem koht Eestist. Aga see oli tõesti väga äge. Kujutan ette. Kindlasti hästi raske sulle, aga raamatu soovitus. Tara Westover, Educated. Kõige lihtsam küsimus sulle. Podcast soovitus sul juba mitu on tulnud tegelikult siin, kes on hoolikalt kuulanud, aga äkki on veel midagi lisada? Viimasele kuulan hästi palju Stephen Bartletti Diary of CEO. Väga hea formaat, üli konkreetne, lahe saatejuht, iga kord õpid midagi. Eelmine salvestus just öeldi sama. Super. Ja Stebi podcasti kuulad ka? Jaa. Äkki üks aktiivne liikumisvõimalus või spordiala, ütles küll pädel, aga äkki on veel sinna kõrvale midagi, mida julgeksid soovitada? Discgolf. Avastasin selle endale siis, kui ma oma elukaaslase sain. Väga lahe sport. Tuli tema kaasa? Jah, tuli kaasa. Kas muusika või vaikus? Vaikus. Kas sportlik pühapäev või vaimse tervise pühapäev? Sa ütlesid, need käivad käsi käes ja kõik mainivad seda, aga kumba sul praegu võib-olla rohkem vaja oleks? Kumba mul vaja oleks? Sportlik. Ja kas sul on mõni järgmine tervislik samm või väljakutse oma heaolu edendamiseks? Või mingi siuke, see võib olla ekstreemne, mingi siuke unelm? Unelm? Ma tahaks Jaapanis lumelauda sõita.
me kõik tahaks me kõik on neid puudri videosid vaadanud ja jah, väga äge. Ja äkki sul on üks rutiin päevas, mida sa iga päev kindlasti teed, mis aitab sind joonel hoida? Ma täidan asju minust märkmiku. Lihtne. Väga lihtne. Sinuga sai see osa kõige kiiremini läbi. Super. See peakski nii kiire olema nagu sinuga. Sa oled harjunud nende mängudega. Ma olen lihtsalt harjunud lambist lihtsalt vastama, nii nagu pähe tuleb, nii lihtsalt vastan. Nagu sa ütlesid, su aju käib. Aga väga tore. Meie aeg on ka tegelikult lõppemaas ja mis me siit kaasa võtame? 95 töö on cool. Täiega cool. Inimestega suhtlemine on tegelikult cool. Aga tuleb ka pause võtta sellest. Täpselt. Ja mis veel? Tehke sporti. Tehke sporti nagu enda pärast ja ei pea tegema pikka sporti. Ja võime rääkida ka liikumisest, mitte sportimisest. Jaa, täpselt. Öelge selle kohta, kuidas ise tahate lihtsalt liigutage ennast. Ja mitte episood, vaid osa. Täpselt. Super. Ma nüüd hakkan kuulama neid järgmisi osasid ja vaatame, kuidas sa neid nimetad. Mina olen Ott ja minuga oli Sandra Raju, aitäh sulle. Aitäh.